Tere õhtust kõigile ja aitäh, et lühikese etteteatamise peale saite aega siia kohale tulla. Tänase pressikonverentsi eesmärk on siis rääkida 7 sõjapõgenikust, kes täna Eestisse kohale jõudsid. Ja selleks me oleme palunud siia Siseministeeriumi asekantsleri Raimo Küügi, Irene Käosaare Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Kaisa Ultustali Sotsiaalministeeriumist. Ja erjepanuga neile annan sõna kõigepealt Raimo Küüt, palun. Tere õhtust! Ma alustan nõnda, et kõigepealt on väga oluline mõista, et nende inimestega on tegemist rahvusvahelise kaitse saanud isikutega, kes tulevad sellistest piirkondadest, kus nende igapäevane turvalisus, igapäevane oht elule on väga tõsine. Mis tähendab seda, et nad vajavad rahvusvahelist kaitset ja Eesti on riik, kes nendele seda võimalust siin pakub. Ja sellest tulenevalt tegelikult on väga oluline, et me oleksime väga taktitundelised ja diskreetsed nende inimeste suhtes. See tähendab, et kui nad vajavad kaitset, siis kaitsetaktikalistel eesmärkidel me ei saa väga detailselt rääkida nende inimeste andmetest, elukohtadest ja kõigest muust. Sellepärast, et nende isikute suhtes ei pruugi olla raugenud huvi nende päritoluriikidest nende suhtes ja ka siseturvalisuse huvides on mõistlik, et nende inimeste andmed laialt ei leviks. Seetõttu me saame öelda täna nii palju, et nende 7 inimese näol on tegemist siis ühe Iraagist pärit perekonnaga. See perekond on 5-liikmeline, kus on 2 vanemat, 3 last ja pereema on olnud kodune ja pereisa on töötanud ehitus- ja transpordi valdkonnas ja lapsed on kooliealised. Nad räägivad araabia keelt. Edasi üks meesterahvas on pärit Jeemenist, kes on õppinud inglise filoloogiat ja on töötanud ajakirjanduses, mistõttu valdab väga hästi ka inglise keelt. Ja üks meesterahvas on pärit Süüriast, kes on töötanud toitlustusvaldkonnast ja tema valdab ka inglise keelt. Eestisse saabumine sujus kõik ootuspäraselt ilma probleemideta ja nad saabusid siia tavalise liinilennuga, mis on täiesti tavaline protseduur ümberpaigutamise programmi raames. Selle transpordi eest selle korraldab IOM, rahvusvaheline kaitseorganisatsioon. Ja inimestele lennujaama tulid vastu siis omakorda Eesti IOM-i esindajad, loomulikult Politsei- ja Piirivalveamet ja viidi läbi ka vajalikud protseduurid, mis on riiki saabumisega seotud ja ka meditsiiniline kontroll. Ning seejärel siis ka koheselt viidi nad kokku nendele määratud tugiisikutega, kellega koos juba siis mindakse nendele määratud ja ette nähtud elupaikadesse. Ja selles mõttes, kui me räägimegi meie protseduuridest, mida me oleme ise ette näinud ja oma valitsuse tegevuskavas ka kinnitanud, siis see ongi nõnda üles ehitatud, et me üritame teha ja teemegi kõik vajalikud menetlustoimingud selliselt, et kõik inimesed, kes rahvuskaitset vajavad ja keda Eestisse ümber paigutatakse, et me oleksime eelnevat menetlustoimingutega jõudnud sinna maale, et kui inimesed Eestisse jõuavad, siis neile koheselt väljastatakse elamisluba ja nad toimetatakse juba nendele ette nähtud elupaikadesse. Nii ka seekord läks.
Ja piltlikult, kui kirjeldada seda protseduuri, siis see näeb välja nõnda, et Kreeka poolne siis vastav riigiasutus esitab meile konkreetses vormis ette nähtud toimikud, me tutvume siin Eestis olles nende toimikutega, vajadusel tõlgime need eesti keelde, siis sõidame oma menetlusmeeskonnaga kohale Kreekasse, kohtume iga konkreetselt kaitset vajava isikuga, keda Eestile on välja pakutud, viime läbi üks-ühele intervjuud, kasutame selleks vajalikke taktikaid, et välja selgitada ühelt poolt selle kaitsevajadus, teiselt poolt ka see, et nendest inimestest ei oleks ohtu Eesti julgeolekule ja avalikule korrale. Ja kui me oleme leidnud, et seda ohtu ei ole, siis anname oma jah-sõna, millele järgneb see, et need inimesed annavad ka ise nõusoleku Eestisse tulemiseks. Ja see, et kui me neid intervjuusid ka läbi veime, siis me ka tutvustame Eestit, Eesti kultuuriruumi, Eesti olemust, sellest, et inimesed saaksid objektiivselt aru, mis kultuuriruumi nad tulevad. Ja kui nüüd rääkida nendest konkreetsest inimestest, kes praegust Eestisse jõudsid, siis on tähelepanuväärne märkida, et nad on tundnud ise väga palju huvi Eesti kohta, uurinud internetis selle kohta võimalustest, mis siin toimub, näiteks on huvi olnud ka IT või rõõmu on pakkunud näiteks IT-valdkonna arendused ja nii edasi, nii et selles mõttes need inimesed on ka ise nõusoleku Eestisse tulekuks andnud ja huvi ka selles suhtes näidanud. Ja praegust on kõige olulisem see, et me annaksime inimestele võimaluse siia sisse elada. Meil on kõigil oluline roll, et me oleksime nende suhtes aupaklikud, võtaksime neid vastu külalistena, et nad saaksid toibuda sellest, mida nad on pidanud läbi elama ja hakata sisse elama. Nendega koos on abi pakkumas nende tugiisikud. Nad lähevad kõik kohanemisprogrammi spetsiaalselt siis rahvusvahelist kaitset saajate isikutele ette nähtud moodulisse, kus neile tutvustatakse veel kord Eestit, Eesti kultuuriruumi, kõike sinna juurde kuuluvat, et uues keskkonnas normaalset elu alustada. Nii et veel kord ma palun kõikidelt just eeskätt kajastamise mõttes ka diskreetsust, et austame inimeste rahvusvahelise kaitse olemust. Aitäh! Aitäh ja nüüd sõna Sotsiaalministeeriumi esindajale Kaisa Üprus-Tali, palun. Tulen natuke lähemale. Ma võtan järje üle selle koha pealt, kust Raivo Küüt lõpetas. Kõigile nendele inimestele saabudes tulid vastu juba nende tugiisikud ja nad viiakse või viidi siis vastavalt nende elukohtadesse. Ja tugiisik on nende kõrval päris pika aja. Koos tehakse plaane, näiteks kuuks ajaks, pannakse kirja, mida on vaja teha ja tegusid on palju. On vaja minna registreerida ennast kohalikus omavalitsuses, on vaja minna keeleõppesse, on vaja minna perearsti juurde, on vaja ära käia pikemas tervisekontrollis, on vaja paigutada lapsed lasteasutusse või kooli või lasteaeda, eks ole. On vaja registreeruda Töötukassas, vaja avada pangakonto ja nii edasi. Ehk et tugiisik on siis inimene, kes aitab kõiki siia saabunud inimesi vastavalt nendes tegevustes ja selles maailmas, mis suurtes piirides ju oma reeglite poolest erineb päris palju sellest, kus nad tulnud on. Aga ennekõike tahan ma toonitada seda sama, mida Raivo Küüt eelnevalt ütles. Need on inimesed, kes on tulnud väga keerulistest oludest ja nad tõesti vajavad aega, et edasisega ja oma eluga toime tulla selle emotsionaalses mõttes. Oleme neile planeerinud ka vajadusel psühholoogilise abi võimaluse, kui neil seda peaks vaja minema. Ja kui me näeme, et inimene üleelatust
kuidagimoodi üle ei saa. Ja nüüd Irene Käosaar, Haridus- ja Teadusministeerium. Sai juba öeldud, et üks või õieti 7 tulijast üks on siis 5-liikmeline perekond, kus on 3 kooliealist last. Täpselt samuti, nagu eelkõnelejad on rääkinud diskreetsusest, ei ole mõtet hakata kohe otsima kooli või kohta, kuhu need lapsed siis asuvad. Ma arvan, sellel ei ole mingit tähtsust. Oluline on see, et need lapsed koos oma vanematega esialgu siis kohaneksid selle kultuuriga, selle elamispinnaga, kus nad on, ja tasapisi siis vastavalt olukorrale. Me vaatame, loomulikult on Eesti riigis kõik lapsed koolikohuslased, aga see ei tähenda seda, et nad nüüd homme kell 8 esimesse tundi peaksid minema, et anname natukene aega kohaneda perele, lastele ja seejärel siis, kui on olulised tervisekontrollid kõik tehtud, mis on esmatähtsam antud hetkel, siis loomulikult toimub siis arenguvestlus koos lastevanematega, et määratleda siis, milline on nende laste taust, hariduslik taust, missugused on nende oskused, teadmised ja kuidas on siis kõige hõlpsam neid integreerida meie koolisüsteemi, sellesse astmesse, kus nad vanuseliselt kuuluvad, sest kindlasti nad on käinud koolis eelnevalt, nii et neil koolikogemus on mingisugune, just nimelt mingisugune, sest me veel täpselt ei tea seda, kuidas haakuvad siis nende teadmised, oskused meie koolisüsteemi ja õppekavaga. Nii et meie eesmärk kindlasti Haridusministeeriumi poolt on see, et toetada siis nii seda kooli, toetada neid lapsi, vanemaid, kohalikku omavalitsust selle tarkuse ja teadmisega, mis meil siiamaani siin Eesti riigis olemas on. Ja vähe teda ei ole, nii et ma arvan, et me tuleme kenasti toime, aga kõigil on vaja aega, eelkõige nendel lastel ja sellel perel. Aitäh selle sissejuhatuse eest ja nüüd on võimalus esitada küsimusi ja ka pärast teha siis personaalseid intervjuusid. Küsimuste puhul palun kasutage mikrofoni ja öelge oma nimi ja väljaanne. Tervist, Ott Eiland, Eesti Päevaleht Delfi. Me räägime praegu alles esimesest 7. Jumal tänatud lõpuks oleme sellest punasest joonest, millest me rääkinud üle saanud. On öeldud ka järgmised 12 inimest, kelle puhul on dokumendid olemas. Kui tõenäoliselt peate või kuidas prognoosite, kuidas selle 550 ehk selle rändekava Eesti osa täitmine edeneb? Kas me saame 2 aastaga sellega hakkama või me räägime 2017 lõpus endiselt paarikümnest inimesest? Aitäh. Kui me räägime rändekavast ja selle täitmisest, siis praegust me liigumegi selles suunas, et seda enda poolt võetud solidaarsuskohustust kindlasti täita. Siin tuleb arvestada ka sellega, et selle täitmine ei sõltu ainult Eesti poolest. Et see sõltub mõlema erinevate siis riikide koostöös. Tänaseks on meie jaoks on oluline see, et me oleme andnud teada nii Kreeka kui ka Itaalia poole enda vastuvõtu numbrid ühes kuus, mis on siis 15 on praegust on Kreeka suunal ja 8 on Itaalia suunal. Ja kui me selliste numbritega kuude kaupa liigume, siis me olemegi tegelikult graafikus ja väga võimsas ja kiires graafikus. Kui me võtame teiste riikide numbrid, millised on nende solidaarsus siis kohustused ja vaadates praegu, kui palju nad on vastuvõtu poolt üles andnud, siis me oleme selles mõttes selle tegevuskava täitmisega niimoodi ülesandmise mõttes arvestatavalt jõuame täpselt sinna sellesse kohta, kus 2 aastaga peame jõudma. Et see on meie jaoks on väga oluline. Nüüd teine pool on see, et kui palju meile suudetakse siis tegelikult pakkuda. Et kui palju on neid inimesi, kes kaitset tegelikult vajavad, et neid meile siis esitatakse. Praegu Kreeka suunalt on meile regulaarselt toimikud tulema hakanud ja see töö on läinud ja need mehhanismid on sisse töötanud.
need vastavad meie huvidele, Kreeka pool on rahul ja toob hea näitena meie praktikat, kuidas meil see ümberpaigutamise protseduurid käima on läinud. Nii et ma usun, et me suudame oma solidaarsuskohustuse täita. Veel küsimusi? Mait Ots, BNS. Kas on juba, võib ka öelda, kuidas järgmisi neid partiisid pagulasi hakatakse vastu võtma? Kas see selline suur tähelepanu jätkub nendele? Üks ja teine, et kuidas täna saabunuid julgeolekut tagatakse? Kas siin on mõeldud mingeid erimeetmeid, jälgimist, sellise asja? Aitäh. Loomulikult meie poolt vaadatuna ongi väga oluline ja esimene aspekt on see, et kaitse saaja kindlasti ka kaitse saaks, et me tagaksime temale selle kaitse. Ja need protseduurika, see, mida ma rääkisin juba varasemalt, kogu see menetlusmehhanism, mis käib siis nii Kreekas kui Eestis, et see mehhanism on ikka sama. Me kohtume inimestega, kes kaitset vajavad, selgitame välja need asjaolud, siis langetame endapoolse otsuse, see otsus on jah, siis on inimese nõusolek ja jällegi samamoodi siis IOM tagab selle, et isik turvaliselt Eestis saaks ja meie oma ametkondadega oleme vastased tema turvalisus tagada, et ta saaks turvaliselt oma elu paika. Marju Kaasik, Rahvusringhäälingu Aktuaalne Kaamera, ma nüüd jätkaks selle sama küsimuse lõpuga, et kas te olete arvestanud ka sellega, et võib-olla need inimesed vajavad veel täiendavat kaitset, kui me mõtleme selle peale, milliseid rongkäike meil on siin korraldatud juba siis, kui meil ühtegi sellist inimest veel siin olnud? Meie õiguskaitseasutused ja julgeolekuasutused toimetavad Eestis igapäevaselt, teevad pidevalt ohuhinnanguid, monitoorivad situatsiooni erinevates Eesti paikades. Nii et selle kaudu kindlasti õiguskaitseasutused on valmis reageerima, kui selleks peaks täiendav mingisugune teistsugune vajadus tekkima. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh kõigile osalejatele ja loeme siis sellega pressikonverentsi ametliku osa lõppenuks. Aitäh, kena õhtut!